Eesti improteatri ühe niisuguse artisti, kes on pärit hoopis natukene vesisemalt maalt, mitte mandri pealt, vaid ütleme siis Saaremaalt ja aeg-ajalt sõidab sinna siiamaani. Et meil on nüüd siis järgmine projekt, mida Eesti improteater sel septembrikuu 3. ja 5. päeval siis tegema hakkab, on vabal laval on katastrooffilm. No kui mina ütlen sulle katastroof, Kristel, et mida sa mõtled, et millist katastrooffilmi Eestis võiks vändata niimoodi, et sellest asja saaks ja see huvitav vaadata oleks. Eelarved on väiksed, meil ei ole võimalik, eks ole, siin rahvamasse kokku ajada ja väga kallist arvutigraafikat ka teha, et millist katastrooffilmi sina nagu aitaks inimestel? Mina arvan, et kõige õigem katastrooffilm tuleks ja peaks sündima siin samas Vanalinna müüride vahel, müüride juures. Nimelt on Tallinna poole liikumas hiiglama suur hiigellaine, mis tähendab siis seda, et inimesed peavad kähku arvestama kahe asjaga. Eluga pääsevad siin ainult need, kes on Toompeal, sest nad on piisavalt kõrgel, ja need, kes jõuavad kiiremas korras kähku Vanalinna müüri taha peitu, sest äkki on lootust, et siia see laine ikkagi ei ulatu või vähemalt võib siin vähe mingisuguse elulootusega pääseda. Kiiresti tuleb hakata ehitama kokku seda müüri, kõik neid pisemaid auke, et me saaksime minimaliseerida kahjustuste ulatust. Nii et ma arvan, et see on üks koht, sest meil on väga maaliline müür, miks mitte seda ära kasutada ja näidata selle tõelist võimu, mis on siis, mida ta teeb. Nii et kui see Donald Trump tahab, eks ole, Mehhiko migrantide eest müüri ehitada Ameerikasse ja siin tahetakse veel, ungarlased juba oma müüri tegid, siis meie peaksime olema valmis sellele, et tallinlased ja eestlased saavad minna Tallinna müüride taha nii-öelda varju, hiidlaine eest. Just nii nagu see müür on ju meid tallinlasi või teid tallinlasi aastasadu kaitsnud, ma arvan, et peaks talle andma edasi ka selle müür. Jah, just. Müür ju hoidis vaenlased ikkagi eemal ja ma arvan, et seda... Hoiab hiidlaine ka. Jah, just. Hoiab hiidlaine ka eemal. No aga meil on praegu selline häda, et siin Vanalinna kinnistud on nii kallid, et siin elavad põhiliselt nagu välismaalased. Et kuidas sulle tundub, et kas me peaksime nagu välismaalastelt nagu siis korterid rekvireerima lihtsalt sellepärast, et... Ma arvan, et välismaalased on hiidlaine uudise peale esimesed, kes siit lahkuvad, kuna nendel on see võimalus. Meil ei ole seda võimalust. Samuti on siin ka näha, pisikesed haljasalad on siiski... Telkima tulla siia. Telgid saab püsti panna. See ei ole üldse probleem. Kellel ei ole telki, saab tõmmata siia näiteks kasvuhoone kile, tõmbad siia peale ja ongi... Kas sina tõmbaksid... Neljase perekonna koht oleks siin kindlasti olemas. Kas sina võtaksid kellegi nagu katastroofi ajaks endale siia kile alla kaasa veel? Absoluutselt, sellepärast, et kui me oleme koos, siis me suudame rohkem kehasoojusega hoiame sooja, nõrgemad, kui juhtub midagi, siis kõige hullemas stsenaariumis kahjuks on niimoodi, et nõrgemad toidavad tugevamaid. Et siis sa sööd ära lihtsalt selle, ainult siis, kellest jõud üle käib. Kui see on juba tõesti ainus võimalus, ainus päev.